au olgu pühale, üheloomulise elavaks tegevale lahutamatule kolmainule, nüüd ikka ja igavesti. Aamen. Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud. Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud. Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud. Ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud. Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud. Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud. Jumal tõuseb üles ja tema vaenlased pillatakse laiali ning ta vihkajad põgenevad tema palgest. Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud. Sajannad ära, otse kui suits haihtub, otse kui vaa tuleb haistel sulab. Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud. Nõnda lähevad õelad Jumala palges hukka, aga õiged on väga rõõmsad. Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud. See on see päev, mis Issand on teinud, olge rõõmsad ja rõõmustagem temast. Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud. Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd ikka ja igavesti. Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud. Kristus on surnust üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud. Ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud. Kristus on surnust üles tõusnud.
kes peale kuuendamatu juurde on jõudnud, ärge olgu tema omas mõttes mitte kaelajad, sest ta ei kaota midagi. Kes 9. tunnini on tulemata jäänud, tulge juurde ilma kahtlemata. Toidulaud on roore täis, võtke kõik osa rõõmuga. Luumasikas on ette pandud, ärgu mingu keegi nälgas ära. Ta tundis aastust, sest ta sai surmatu. Ta tundis aastust, sest sai ära võidetu. Ta tundis aastust, sest ta sai kinni seotud. Alguses on sõna ja sõna on Jumala juures ja sõna on Jumal. Seesama on alguses Jumala juures, kõik asjad on tema läbi tehtud. Ilma temata ei ole ühtegi tehtud, mis tehtud on. Ta tuli umatsida sekka ja umatsevat ostime vasta. Aga kõigile, kelle nime vasta võtti, noille anda võimuse Jumala vatsis saia, noille, kelle nime sisse ususe. Ja ole verest ei liha tahtmisest ega mehe tahtmisest või Jumalast sündada. Ja sõna sai lihast ja võtku ühte maja siia hella. Nii näimita augu vesast ainusündat puja augu tõus armuja tõttab. Ja on tunnist timast kõigas ja ütle, seal, kellest ma ole ülnud ja pärast mina tule, too minne mina olnu, sest ta oli inne kui ma. Mõtkel issand Jumal oma kuningriigis metropoliit Stefanuse peale, nüüd ikka ja igavesti. Meie kalli kodumaa rahva ja kõige maailma rahvaste peale, mõtkel issand Jumal oma kuningriigis, nüüd ikka ja igavesti. Ukraina maa ja rahva ja tema kaitsjate peale, mõtkel issand Jumal oma kuningriigis, nüüd ikka ja igavesti. Enne siit maailmast lahkunud isade, emade, vendade ja lapsukeste peale, mõttel issand Jumal oma kuningriigis, nüüd ikka ja igavesti. Teie ja kogu Kristi rahva peale, mõttel issand Jumal oma kuningriigis, nüüd ikka ja igavesti. Mõtle minu peale oma kuningriigis. Ärgu saa kuuluse peast sakraments osa võtmine süüks ja hukka mõistmiseks, vaid me hinge ja tervendamiseks. Aamen.
mis tähendus üldse on üles tõusnud pühal setu inimesele? No setu inimesele ta on üks tähtsamad pühased ikkagi. Meil on ja ta tähendab selle kevad algust, ta tähendab elu algust, selles on see nagu püha võib-olla mõte, et see kevad, see elu ja inimese nagu muutub siis nagu aktiivsemaks ja tegusamaks, et see on selline ja see on suur püha vaimses plaanis, et südamesse, et võib-olla inimeste südamed jälle ärkavad ka talveõnnust üles, et see on nagu mõeldud selleks, et tõesti üles äratada inimesi. Mis on sellise öise jumalateenistuse mõte? No eks ta ole selline vanadest aegadest nagu meieni nagu, eks selle vanal ajal oli natukene erinevad aeg oli, kus kiusati ja vaenati usklikke, siis nad pidid tegema võib-olla, aga see oli selline tõesti nagu rõõmupüha ja inimesed, see palve oligi, et pimedal ajal öösiti eriti oligi see palve vajalik rohkem kui päeval, et see kuri kiusas ju inimese tundvad rohkem öösel ja pimedal ajal, kui on pimedus, see võib-olla mõte, eks selle traditsioon kindlasti ka seal meie kirikul, et võib-olla jah, õigeusklikud tahtsid võib-olla esimesena kuulutada, et Kristus on üles tõusnud, et ka seal on palju asju koos.